Tere tulemast, toredad inimesed, meie siia ühisesse podcasti, nii Dali podcasti Kaks kihti sügavamale, aga ka Katrin Hindrikuse podcasti Milline naine. Mina olen Dali ja mina olen Katrin. Juhu! Tore siin jälle meie ühises podcastis näha. Kuidas sul vahepeal läinud on? Mul on täiega toredasti läinud, kuidagi uus selline, uus mingi tegutsemise energia on täiega sees ja kuidagi see, et vaikselt ikkagi see kevad tuleb, siis ma tunnen, et see kuidagi toob sellist nii palju ka kuidagi uut ja mõnusat ka sükest nagu, et davai, tegutsemise kuidagi energiat on ja sellist nagu värskust jälle, sellist koopast ikkagist nagu välja tulemist ja ongi viimast saates rääkisime ka, et siis oli mul just see uus Momentumi kursus siis just hakkamas on nüüd see hakkab vaikselt juba läbi saama ja sellega on kuidagi hästi toredasti läinud ja nii ägedad naised on pundis seal ja külaliseksperdid ja see on kuidagi nii tore olnud ja kuidagi endaga ka kuidagi aina paremaks läheb kuidagi endaga kontakte enda kehaga ja kuidagi siuke mõnus ja hästi ka selline kuidagi ootus elevil kogu selle ongi kevade ja suve osas, et mida ägedat see kõike tegelikult nagu toomas on. Et nagu täiega mõnusalt läheb. Mulle tundub, et Eestis on see kevade ootus on nagu eriti kuidagi tähenduslik, sest et see talv on nii pikk olnud, pime on olnud, külm on olnud, rõske, rõve isegi vahepeal on ju, et nüüd see selline esimesed pikemad päevad ja päikesepaiste ja sinine taevas ja siis natuke juba linnulaulu kuulda ja siin seal on juba tegelikult ju ka need kevadlilled väljas on ju. Et mulle tundub, et see kevade ootus on Eestis eriti romantiline aeg ja selline ongi nagu mingi uue ärkamine või tärkamine justkui on ju. Aga samal ajal ma pean ütlema, et ma eile just vaatasin, ma olen viimasel ajal väga vähe olnud sotsiaalmeedias, kuidagi nagu olen vähe seal Instagramis kuidagi aega veetnud ja eile ma siis veetsin natuke rohkem ja ma kohe olin šokeeritud või kuidagi ma pole varem märganud seda, et nii tohutult paljud inimesed on haiged ja nii palju, ma eile nagu terve päev siis ei olnud seal Instagramis, aga ma olin rohkem on ju, võib-olla kui siin paari viimase nädala jooksul oli nagu igapäevast on olnud ja eile ma tõesti märkasin, et see aeg, mil ma seal Instagramis olin, siis ma nägin äkki, ma ei tea, lausa kuni 10 inimest, kes jagasid, et nii nemad kui nende lapsed on haiged. Ja siis see tundus nagu sellise nagu lainena, et issa, mis toimub, miks kõik nii haiged on. Mis samal ajal on ka tegelikult nagu loogiline, et kevadeks me tihtipeale ongi, et ühel poolt on see siuke hästi sul kevade ootus ja just nimelt siuke elevus ees oleva siis valgema, helgema aja ees on ju. Aga teiselt poolt on ka seda kevadväsimust, seda nagu akud tühjad, patareid tühjad, me ei jaksa enam, et nagu see siuke talv on ikkagi ära koormanud ja siis need haigused ka tulevad on ju ja et ongi, et immuunsus on madal, sest me oleme väsinud ja siis ongi tulevadki igasugused palavikud ja gripid ja nohud ja köhad ja mis iganes nad nagu haigeks meid teevad. Ja point, sest mõtlesin, et ma olin ka vahepeal ikka, ma korraks jäin ka haigeks ja see oli just siis, ma vahepeal müüsin oma suvekodu ka maha ja kui sellega oli siin päris pikalt siis tegelemist ja tegutsemist on ju ja siis oligi, et üks nädalavahetus pidime kolima siis Võsult ära, siis ma jäin enne seda nagu täiega haigeks. Aga mul oli see kuidagi, mina seostasin seda, tegelikult mina usun tegelikult, et tihti kui ma haigeks jääme, siis tegelikult see on ikkagi nagu kehaline mingi upgrade tegelikult, mis meil nagu toimub, ma mingites kohas täiega usun seda ja ma lihtsalt käisin ise ühes ka siis ühe kanaldaja juures nagu ikka päris nagu sügavat sükest energeetilist tööd tegemas ja siis keha ikkagist pärast seda nagu ikkagist tahtis täiega puhata ja mis on hästi huvitav, siis ma see sõbranna, kelle juures ma käisin siis pärast vossisin ta, et kuule, et ma jäin täiega haigeks on ja siis ta mingi mis tulnud siis öelda, et tegelikult see võib täiega juhtuda ja siis on ikka fuck, aga ma pean hakkama kolima üle homme, et mis ma nüüd nagu, et any tips
Siis ta ütles, et kuule, aga võta korra rahulikult, et küsi oma keha käest, ütles, et nagu mida ta praegu päriselt vajab, mida ta päriselt praegu tahab, et ole nagu natuke rahulikult endaga ja võid ka teha nagu kehaga kokkuleppe, et davai, et ma võtan täna rahulikult, et aga noh, ma oleks vaja nagu mingi kolima minna, et nagu teeme nagu diili, et tegelikult nagu davai, teeme nagu ära ja siis ma luban, et ma võtan nagu pärast ka nagu veitsa rahulikumalt, ja siis ma olin endaga, siis ma küsisin ka, et tee nagu, mis sa tahad. Ja siis mul tuli 2 märksõna oli see, et oligi vist tervendav muusika ja tantsimine. Ja ma lihtsalt oleks mingi... see tundub praegu nii tüütu, aga ma olin nagu mingi okei, tava, et nagu siis nagu kuula päriselt, et siis nagu, siis acti ka sellele vastavalt, on ju. Ja siis paningi lihtsalt Insta või sinna Spotify'st hakkasin kes kirjutama mingi healing music ja ma näitasin mingid ülihead mingid mantra muusikat, mis oli veitsa siuke nagu, see oli nagu siukest bassi ja siukest nagu mingid trumme taga. Siis ma hakkasin täiega lihtsalt tantsima ja nagu see sageduste shift, mis nagu selle ajaga nagu toimus, see ma olin mingi oh my god. Nagu see oli nii huvitav, see oli nagu nii lahe kogeda seda, kus ma hakkasin nii palju parem. Ja see oli pärast läksin lihtsalt mingi spaasse, võtsin täiega rahulikult ja mõnnalt ja tegelikult see läks nagu ma olin küll veitsa tõbine, aga ma ei olnud nagu siruli maas ja me saime nagu tegelikult jumala mõnnalt ka nagu ära kolitud ja tehtud, et kui meil on jah nagu seda kuidagi et meie kehad on nii targad tegelikult. Ja ma olen ka hakanud seda viimasel ajal praktiseerima, et kuulsin siin paar nädalat tagasi kuulasin ühte podcasti või noh, töötasin läbi ühte podcasti ja siis seal ka see külaline nagu ütles, et tema igal hommikul teeb siis niisugust praktikat, et nii kui ta ärkab või nii kui ta virgub, nii ta kohe küsib, et mida minu hing praegult tahab. Ja siis ta ütleski, et vahepeal nagu hing tahab seda, et ole veel voodis, maga veel. Vahepeal on see, et davai püsti mingi õue trenni jooksma jõusaali kohe tegutsema, on ju. Vahepeal ta ütleb, et ole vaikuses, et noh, et ei pea nagu magama, aga et ole vaikuses, mine mediteeri. Vahepeal ta ütleb, et ma ei hakka koristama, on ju, või noh, ja siis ma pärast seda olen ise ka hakanud hommikuti endalt kohe küsima, et ongi, et mida mu hing praegu tahab. Ja siis ka nagu märganud, et ongi, et vahepeal näiteks ka, et samamoodi, et vahepeal on see, et on nagu mõistus väsinud. Siis ongi see, et ma ei tea, kehaliselt jõuan justkui teha, et ma lähen jalutama või ma lähen trenni tegema või midagi, aga et nagu ei jõua üldse mingit mõttetööd teha või mingit loomingutööd teha. Ja siis teiselt poolt on see, et kui on nagu hästi tugevaid, ma olen märganud seda, et kui ma teen hästi tugevalt mingisuguseid ka energeetilisi töid, et ma siin ka oma paari nädala jooksul on hästi palju töötanud läbi mingisuguseid teemasid ja hästi tugevalt ongi nagu energeetika tasandil toimetanud, siis mingitel päevadel on nagu keha füüsiliselt nii väsinud ja täitsa nagu niimoodi, et nagu mõistus on selge, mõistusega saaks kõike teha, et no ei ole seda brain fog'i või ei ole niisugust nagu mentaalselt üleküllust, vaid on nagu füüsiline üleküllus ja see ei tähenda isegi seda, et ma oleks pidanud tegema mingisugust hullu trenni, et sellest on keha väsinud, vaid just nimelt see, et kui toimuvad väga suured energeetilised hüpped või muutused, et siis keha vajab aega adjustida ja siis nii-öelda lubadagi endal teha lõunaunesid, olla aeglasem, liikuda aeglasemalt, trenni asemel näiteks teha endale, mida ma kasutan, on need lacrosse pallid, on ju, või nagu erineva suuruse või ja ka nii-öelda tekstuuriga pallid, millega siis näiteks oma enda keha masseerida, on ju, et kasutada neid asju või lubadagi endale näiteks kas või ka tööd teha pikali asendis, on ju, mitte nagu istudes või kuidagi nagu olla enda vastu siis hellem ja kuidagi lubada kehal järgi tulla, on ju. Sest noh, meil ju tegelikult jäi siin vahepeal ka väga võimas täiskuu ja siis oli ju ka kevade algus, spring equinox, on ju, mis eesti keeles on? Pööripäev, kevadine pööripäev, mis on tegelikult ju uus aasta. Tegelikult uus aasta. Ja et mina tegin hästi tugevaid mingi puhastusi selle ajal, et ongi, et mis ma kõik nagu nii-öelda eelmisesse aastasse jätan, mis ma kaasa võtan, on ju. Hästi tugevalt kuidagi olen vaadanud, et milline see visioon on ja mulle hästi meeldib, millega ma siin olen töötanud, et ongi, et üks on see, et mis on nagu visioon, on ju, et kuhu me liikuda tahame või mis me tahame oma elus saavutada, aga vaadata ka, et mis on visiooni taga. Ehk et kui me saame selle esimese visiooni, mis me soovisime või mis me tahame, then what?
et mis me siis teeme, on ju, et mis sellest suurem visioon meil on. Et ja kui me vaatame selle taha, et ongi, et mis on visioon visiooni taga, siis see esimene visioon muutub, siis me nagu laiendame seda vastuvõtuvõimet, on ju, laiendame kogu seda visiooni ja siis sellest, mis muidu oli meie terve visioon, muutub lihtsalt meie esimeseks sammuks nendest veel suurematest visioonidest ja siis ta muutub nagu, siis pinge selle esimese visiooniga osas läheb oluliselt madalamaks, ehk siis teistpidi, kui me räägime energeetiliselt, see tõenäosus seda täita läheb veel suuremaks. Et väga huvitav, siis ma olen sellega hästi palju nagu töötanud, et oot, aga et kui see visioon, mis mul on, kui see on käes, nagu mis siis? Või et miks ma seda tahan? Või et mis sealt edasi tuleb? Et see on väga nii-öelda huvitav olnud teekond nii-öelda nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt on ju, või hingeliselt või nii-öelda, kuidas see, need vastused ei tule tegelikult ju, ja ideaalis tegelikult ei võiks tulla mõistuse tasandilt on ju, vaid ikkagi nagu hinge tasandilt või noh, kui me mõtlemegi, et meie oleme, et kui kõik on nagu looja ja meie oleme lihtsalt materialiseerunud personaliseeritud väljund sellest kõiksusest, et siis on ka see, et mitte mina ise ei taha siis seda mingisugust eesmärki, vaid siis on see, et aga mida see kõiksus läbi minu tahab tuua, on ju, millele mina saan olla kõige suurem teenistuses olija, on ju, või mida mina saan lubada endast läbi tulla või olla kanal, on ju. Et see on nagu, et need küsimus, need vastus, ühelt poolt mõlemad on ju, nii küsimused peaks tulema tegelikult sügavamalt kui mõistusest ja samal ajal vastused, noh, eelkõige isegi vastused. Kuigi ma ei tea, mis sinu meelest on olulisemad, kas küsimused või vastused? Kumb oli enne muna või kana või? No ma arvan, et kui ei ole küsimust, siis ei ole vastust ka või? Ja siis samal ajal vahepeal mulle tundub, et meil on nii palju vastused kõikidele, aga tegelikult pole küsimust esitatud. Aga me juba teame kõike, aga tegelikult polegi küsijat veel. Ja siis samal ajal tekib minu meelest ka see, et nii kui me küsimus, et vahepeal meil ei ole vastust otseselt vajagi, aga küsimus juba kannab seda vastust energeetiliselt või küsib, et pelgalt selles, et ma juba küsin, mis veel kõik on võimalik. Ma ei tea seda vastust otseselt. Või et kuidas saab veel paremaks minna. Ma ei tea otseselt seda vastust. Sest see on see, mida universum siis näitab mulle, ehk siis, et otseselt vastust ei ole, aga juba see küsimus ise avab selle potentsiaali ja tõstab sageduslikult meid, on ju. Ja teiega. Et see on nagu huvitav nagu mõelda, et mis see küsimuse ja vastuse erinevus on. Ja tihti, kui mul on tekib see küsimus, et siis tegelikult tekib ka vastus sellele, on ju. Sest need on ühe teema erinevad otsad on ju. Aga me ei leia kunagi vastust sealt, kus on küsimus. Vaid see on nagu selle teema teine ots. Ja tihtipeale on ju ka see näiteks, et mul võib olla, ma ei tea, sa jagad oma mingid väljakutsed, mul võib sul olla nii palju vastuseid. Aga kuniks ongi meie kaaslane ei ole küsinud neid. Et meil võivad olla vastused olemas, aga kui ei ole küsimus või kui ei ole küsijad, siis need vastused tegelikult ei jõua kohale. Ma võin sulle, ükskõik kes räägib midagi, on ju, et me seda me tihtipeale ka teeme. Me jagame vastuseid, me jagame nõuandeid, me jagame lahendusi, me jagame seda, mida võiks teine muuta, teha, kuidas olla. Aga kuna see teine pole küsinud, siis tegelikult need vastused ei jõua ka kohale, on ju. Sest et selle küsimise kaudu alles avatakse see uks, kust see vastus saab sisse tulla. Ehk et meil võib seal ukse taga olla nagu 7 pöialpossi nagu niimoodi reas ootamas, aga kui see lumivalguk ei tee seda ust lahti, siis need ei saa sisse, on ju. Ja siis kuidas me suudame ongi mitte siis nagu suruda ongi nagu peale või et aga mul on kõik need vastused sulle tegelikult olemas. Et me ei lähe nagu oma kaaslaseid või sõpruga tihti nagu me arvame ja me tahame aidata, et me arvame, meil on need vastused ja me näeme neid kõiki lahendusi, on ju, et kuidas mitte nagu minna sellesse surumisse või nagu enda arvamuste ja teemadega ja lubada nagu inimestel nagu jõuda nende asjadeni nagu ise, on ju, ja siis ongi, et kui tuleb see küsimus ja kui tuleb see koht, et nagu siis täiega jagada ja olla olemas, on ju. Ja siis samal ajal ise olles siis selles teisel poole peal, et lubada endal minna selles, et mida nõuab inimeselt küsimuste küsimine.
et kui me mõtleme 2 kihti sügavamal, on ju, et siis selleks, et hakata juba küsima küsimusi, kuidas ma saan oma elu paremaks muuta, mis ma siit õppisin, milline on minu panus sellesse väljakutsesse, kus ma hetkel ennast pannud olen. Milliseid, kuidas mina olen loonud selle olukorra. Just. Või et okei, kui ma ei ole ohver ja kui elu ei kiusa, et siis kuidas, või näiteks ongi, kuidas käituks praegu küps täiskasvanu? Või et kui vanana ma ennast hetkel tunnen, kui ma nagu mingi jauran seal mingid asju, või olen reaktsioonis ja asjas. Kui vanana ma tunnen ennast, et kuidas käituks küps täiskasvanu selles olukorras, on ju? Tõenäoliselt täiesti teistmoodi, on ju. Et selleks, et küsida endalt neid küsimusi, paljud inimesed isegi ei lähe kohe nii sügavale, küsivad lihtsalt, mis mu vajadused on, mis mind päriselt häirib. Ja just seesama, et mis päriselt toimub. Ehk et mis on need subtiitrid, on ju, et me võime nagu olla ma ei tea, tihtipeale nii tööelus kui ka lastega kui ka kaaslastega, et me võime olla, ma ei tea, nähvavad ja kuidagi nagu rahulolematud, aga tõenäoliselt pole kunagi käsi selles, et jälle pean mina süüa tegema või miks sa jälle mingid valed piimaasjud, on ju, või see pinna peal. See pinna peal, aga siis küsidagi endalt oota, et mis tegelikult toimub või mis minust päriselt on. Et minna sügavamale ja et selleks, et neid küsimusi iseendalt küsida, et mis meiega peab toimuma, et kui ma mõtlengi, et selleks, et mina ei suudaks minna selliste küsimuste juurde, esiteks peab olema ressurssi, on ju, et üldse neid kõigepealt peab olema teadlikkus, et neid küsimusi küsida, on ju, ja siis mul peab olema ressurss, et nendele küsimustele ka vastama hakata ja selle ressursi all see ongi see, et ma pean olema hästi maganud. Kui mul on, sest kui me ei maga hästi, siis mul ei ole emotsionaalset või vaimset mentaalset ressurssi, on ju. Mu stressitase peab olema pigem nagu mõõdukas ja mu närvisüsteem peab regulaarselt suutma minna ka parasümpaatilisse, et mul oleks samamoodi stressi, et ma ei oleks seal ellujäämise režiimil, sest kui me oleme ellujäämisrežiimil, siis meil ei ole ressurssi hakata mõtlema eluliste ja nagu suurte küsimuste peale. Ja sest kogu fookus läheb selle, kus ellu jääda. Jah, ehk et meil on vaja nagu ressursse, kas või ka aega, et mul oleks nagu oma hetk. Ma arvan, et see on hästi oluline koht aega ja. Et ehk siis mul on vaja nagu teadlikkust, et küsimusi küsida, mul on vaja ressurssi, et neile hakata vastama. Ja siis see emotsionaalne pool minu meelest seal taga, mis on nagu kaasas käivad produktid sellega, et ma üldse hakkaks küsima küsimusi endalt ja neile vastused otsima, ongi see, et mul peab olema uudishimu, on ju. Mul peab olema avatus. Avatus täiega. Ja mulle tundub, et seal ka sellist nagu alandlikkust või alistumist. Et tihtipeale on see, et me arvame, et me teame, kuidas asjad peavad käima või et me oleme välja mõelnud või me tahame kontrollida või me tahame ise asju juhtida. Aga selleks, et küsida, et ootate, mis siin pildil tegelikult valesti on. Et siis me peame, selleks, et seda vastust saada, ongi mul vaja uudishimu, mul on vaja sellist alandlikkust. Jah, ja nagu üldse julgust ka, nagu vaadata üldse sisse on ja seda kuidagi ja julgust ja usku ka endas, et ükskõik, mis nende küsimustega nähtavale tuleb, et siis ma saan, I can handle them on jah, mis toob kaasa selle siukse emotsionaalse intelligentsuse, et ma suudan toime tulla või et ma talun ära need rasked emotsioonid. Sest väga palju, mis on see, et inimesed ei talu raskeid emotsioone. Ehk et kui me oleme seal positiivsuses või neutraalsuses või natukene negatiivsuses, siis need me talume ära, me suudame ära taluda seda, kui me kas või mõtleme laste peale, on ju. Et me suudame ära taluda selle, kui nad nagu natuke jonnivad või kui nad on nagu natukene siuksed, aga kui nad lähevad sinna tantrumi seisundis, ehk et nad nagu ongi tund aega järjest see beebi lihtsalt täiesti röögib või siis see 2-3 on nagu et ta ei ole nagu lihtsalt natuke pahur, vaid ta läheb nagu äärmuslikult pahuraks. Või siis ka need emotsioonid, mida me täiskasvanuna endast tunneme, on ju, et mul lihtsalt ei ole nagu lihtsalt ebamugav veidi, vaid mul on nagu surmahirm või mul on täiesti selline tunne, et nüüd on nagu hülgamine. Nüüd on kõik läbi või mingi kokkuvarisemine või midagi, et need on hästi või on hästi suur häbitunne tuleb ülesse või süütunne tuleb, tohutu süütunne tuleb ülesse. Või viha, on ju. Ja mitte lihtsalt viha, vaid lausa nagu raev, kättemaks. Mingid siuksed nagu rasked tunded, on ju, et me enamus ei talu ära neid, et kui me ei ole harjutanud
kui me ei ole harjutanud konteinerdama neid selles mõttes, et nagu hoidma, kui me ei ole harjutanud neid endast nagu läbi laskma. Kui me oleme harjunud neid ainult alla suruma, neid emotsioone kogu aeg. Või siis neid nagu, kas alla tegelikult see on ka ju alla surumine, kui ma hakkan neid vältima, et nii kui need rasked tunded tulevad, siis ma ei suuda nendega toime tulla ja siis ma lähen, kuule, aga võtame hoopis pokaali veini ja lähme sinna Netflixi näiteks, on ju. Või et lähme hoopis sõbrannadega lobisema, sest kui ma lobisen, siis korraks hakkab kergem. Siis ju me ei puuduta neid raskeid tundeid, on ju. Või et ma lähen sinna jõusaali, on ju, mida ka väga palju tundub ju, et on positiivne ja tervislik asi, aga mida saab väga kergesti negatiivselt kahjulikult ära kasutada, on ju. Või ma lähen hoopis tööd tegema, sest et kui mul on see tööfookus, siis ma ei pea tegelema selle mingi emotsionaalse crap'iga, on ju. Et või lähen otsin armukesed või mis iganes, saame uue lapse, see on ka tihtipeale, et saame uue beebi. Suhtes on küll mõrad juba väga tugevalt sees ja väga palju on red flag, aga saame uue lapse, äkki läheb paremaks. No tõenäoliselt paariks aastaks lähebki võib-olla. Lihtsalt fookus läheb mujale. Just. Et seda tegelikult saab väga hästi treenida, seda emotsionaalset intelligentsust. Üheks kohaks, kus seda treenida, mina olen kogenud, on terapeuudi juures ikkagi. Terapeuudi juures ja grupiteraapia on olnud minu jaoks üks fantastilisemaid kohti, kus seda treenida. Sest üks on need trigger pointid, mis tekivad üks ühele teraapias, aga kui meil on ikkagi näiteks grupiteraapia, näiteks psühhodraama grupid, mina ise käisin aastaid psühhodraama grupis, kus meil oli 10 seltskond, kes me käisime aastaid iga kuu koos ja tegelesime seal oma teemadega ja peegeldasime ja harjutasime ja blablabla, siis ikkagi nagu 10 seltskonnast, kellega tekib nii sügav ühendus ja nii sügav nagu kontakt, ikkagi nagu neid triggerpunkte tuleb nii palju ja siis nagu kui terve grupp hoiab ruumi ja üks või 2 terapeuti veel sinna otsa, siis need on ikkagi imelised tervenduse kasvukohad ja läbiminekukohad. Ma mäletan, esimest korda vist, kui ma elasin ikkagi täielikult oma raevu välja, mul oli mingi joogamatt või siis ma ongi selles samas grupis, 10 inimest istuvad toolis, ma olen seal keskel. Ja ma olen lihtsalt, mingi teema tuli nii üles, töötasin mingid teemad läbi ja ma lihtsalt röökisin ja ma lihtsalt tagusin selle joogamatiga ühte tooli. Ma lihtsalt niimoodi peksin seda tooli ja röökisin ja kardjusin ja see tunne läks täiesti üks nagu eufooriliseks või selliseks nagu kontrollimatuks. See oli nii vabastav ja just ongi selles nagu see ruum, kõik hoidsid ruumi. Lubasid sellel sündida, Ja ma arvan, et ainult tänu sellele see viha, see raev saigi välja tulla, sest et nad nii lubasid seda, ja siis pärast ma mäletan, siis mulle öeldi, et issand, kui ilus on naine, kui ta on vihane. Wow. Et kui ilus, et kui see nagu puhas emotsioon saab välja tulla, et kui palju on tegelikult ilu selles nagu raevus. Aga see on jälle see, et kuidas seda nagu siis tulla, lubada tulla, ja seal on nagu nii huvitav see, et ongi, et mina olin see, kes siis, eks seal teised samamoodi tegid lihtsalt see kord, mina räägin endast ja see kord oli see, kus mina seal olin ja teised on erinevaid emotsioone läbi töötavad ka seal, kaasa arvatud mina, aga et üks oli see, et mina lubasin endal seda raevu välja tuua, aga kõik teised ju ühelt poolt hoidsid ruumi ja teiselt poolt töötasid mingid oma protsesse läbi, kes siis see on see koht, et kõigil trigerdub mingi oma koht sellega, kui mina seal oma viha välja lasin. Kes läks oma lapsepõlve sellepärast, et ta ema röökis niimoodi. Kes läks täiesti hirmunuks ja tardus sellepärast, et tema isa oli vägivaldne. Täpselt samamoodi nagu mina olin, aga see vägivald ei olnud turvaliselt suunatud, vaid see oli ohtlik. Kes oli kade sellepärast, et ta tahtis ise seal tegelikult niimoodi, aga me ei ole julgenud. Dünaamikaid ikka seal nagu nii palju on. Ja just nimelt see koht, et ongi, et mina seal tegin. Ja kõigil on oma protsess. Ja kõigil on oma protsess. Ja pärast said kõik loomulikult ruumi jagada enda protsessi. Ja siis kuulata teiste protsesse ka, mis kellegi üles. Ja see on minu meelest grupiteraapia võlu. Et üks on see, et muidu ma käin kogu aeg üks ühele nagu terapeutiga üksinda seal tooli peal istumas ja nutmas, aga
kui ma olen grupis, siis on see, et ongi, et keegi teine töötab läbi oma mingisugust lapsepõlve traumat ja mina saan vaadata, mis minuga toimub samal ajal, kui tema oma tööd läbi teeb või kui tema leinab seal oma vanaema, nutab maas ja tunneb süütunnet ja palub vabandust ja bla, bla, bla. Mis minus üles tuleb, mis minus toimub, kuhu mina põgenen. Vahepeal mul on tulnud siuke uni peale, et ma lihtsalt reaalselt jään magama. Ja siis mingi aga kuhu ma põgenen või miks ma põgenen? Vahepeal ulun seal samamoodi kaasa, endal tuleb mingid väga tugev, vahepeal seal nagu täiesti mitte midagi ei tunne. Ja siis aru saada, kas see, et ma mitte midagi ei tunne, on päriselt, et see ei resoneeru. Mul ei ole päriselt midagi või on see taaskord kaitsemehhanism. Ja fantastiline, ma väga soovitan grupiteraapiat. Kuidas me nüüd siia jõudsime? Me rääkisime emotsioonidest. Ja võt nimelt nende asjade kaudu, näiteks seal grupiteraapias saabki nagu õppida seda emotsionaalset intelligentsust ehk siis mismoodi ära hoida ennast, kui mul tulevad üles need rasked emotsioonid. Ja minu meelest on see üks enesearengu nagu suuremaid vajalikkusi ka, et meil oleks erinevad tööriistad esiteks, et kuidas saada kätte need rasked emotsioonid enda sees ja mismoodi neid siis ära hoida, millised tööriistad või meetodeid siis kasutada, ja kuidas edasi liikuda. Sest mulle tundub, et kui me mõtleme klassikalist inimest, siis meil on kahte sorti väljakutseid eelkõige. Või isegi need 3 sorti on ju. Aga peamiselt on see, et me ei suuda minna sügavale. Ehk et me oleme siin pinnapealses tasandis. Ehk et kuidas minna sügavale. Ja teises, kus minu meelest me jääme kinni tihtipeale või nagu, kus see valukoht on või teine väljakutse on see, et ongi, et me jääme kinni ja me jääme luupima. Ehk siis kuidas edasi liikuda. Ja minu meelest see on see, miks vaata, sina teed igasuguseid kursuseid, mina olen siin teinud igasuguseid kursuseid ja tegelikult mis see taustal, et mida me siin õpetame või ka ise õppinud oleme, just nimelt see sama, mismoodi siis, milliste tehnikate, praktikate, meetoditega minna sügavale. Minna 2 kihti sügavamale, minna vaadata, mis mu elus päriselt toimub, hakata raskeid küsimusi küsima või vaadata nendesse rasketesse emotsioonidesse sisse. Kuidas hoida ennast? On nagu sa ütlesid, et ongi, märkasid, et sul tuli nagu see ongi haigeks jäämise koht. Kuidas hoida ennast? Kuidas ennast selles ruumis ära hoida nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt? Ja siis samal ajal, et me ei jääks sinna kinni, et me ei oleks 4 nädalat seal haiguses, et kuidas edasi liikuda? Ja need on need, et vaata, et ongi, et sul on ka seal see kaamerasse ei näe, aga et samamoodi on ju erinevad, ma ei tea, etelikud õlid, meil on Palo Santo, meil on salvei, meil on kristallid, meil on sinine lootuse lill, meil on nagu erinevad, nagu meil on küünlad, meil on helid, meil on mingid hingamismeetodid, hingamispraktikad on ju. Et see ongi see sama tööriistakast. Mis nagu tekib. Just, ja mis võimaldab meil minna sügavale. Mis võimaldab meid ära hoida ennast ja mis võimaldab meil edasi liikuda. Eks see tulebki, ma usun, ongi aastatega ja kõikide nende kogemiste ja kogemustega ja järjest nagu lubamistega ja järjest täpselt nagu enne rääkisid, et sul tekib nagu tuleb mingi küsimus, siis ma usun täiega, et ongi, et läbi selle tulevad ka ongi meid erinevad podcastid, raamatud, õpetajad, mentorid, kursused on ju. Et siis kui sa jälle märka, et okei, ma usaldan ennast ja mind tõmbab sinna ja ma lähen ja ma õpin ja sealt jälle midagi tuleb ja lõpuks ongi see, et me saame nagu seesmised nagu nii tugevaks, et see, mis kõik mis väljapoole toimub nagu et kui me alguses liigume nagu kõigume nagu ja siis lõpus et kas see nagu, et me saame ennast nagu ise täpselt nagu toetada ennast, et me hoiame ennast nagu keskmes, et me saame aru, et nagu see, mis väljaspool see on siis on kõik väljaspool, et minu ülesanne on ainult tegeleda sellega, mis toimub minul siin sees. Ja siis pärast, et see kõik, mis me täna siin näeme, on ju tegelikult juba ju mineviku loodud on ju. Ja, sest et me oleme ju sinuga mõlemad siit viimase paari aasta jooksul läbi käinud päris hullu teekonna on ju. See toreda seikluse. Enese avastamise teekonna. Mõlemad seotud nii tugevalt paari suhtega ja lahkuminekuga. Et see on... Mis need, kui sa praegult siit nüüd olles juba mõnda aega tegelikult ju päris heas kohas, mis sa näed, mis need sinu jaoks kõige olulisemad tööriistad olid, mis aitasid sul siis
nii-öelda sügavale minna, neid raskeid tundeid hoida ja siis sealt ka siis välja tulla, edasi liikuda. No ma arvan, et just nagu number 1 kõik, ma vaatan selle ajale nagu tagasi, number 1 täpselt, millest me just ka rääkisime, oligi see, et ma õppisin enda emotsioone päriselt kogema ja iseennast nendes kõige nagu siis madalamates, raskemates kohtades nagu päriselt ära hoidma. Ja nagu, et ma selle nagu ära häkkisin enda jaoks ja nagu selle enda kehas ära ankurdusin selle nagu kogemuse, noh siis aga see on kõige suurem kingitus üldse, et ma saan päriselt aru nüüd nagu, mis on emotsioonid, kuidas nad töötavad, kuidas nad kehas liiguvad, kuidas ma saan neid lihtsalt läbi kogeda, mitte neid alla suruda, on olnud lihtsalt nagu kõige suurem kingitus üldse, et see jah, et õppida emotsioonide kohta, mis need on ja kuidas need toimivad ja kuidas lasta neil lihtsalt nagu olla ja teha oma tööd. Ja et see on kindlasti, ma arvan, üks kõige suurem. Kas sul on mingi nõuanne ka või mingisugune, ma ei tea, nagu suuna näitajad, kuidas siis neid emotsioone päriselt lubada või läbi töötada endast? Ja esiteks nagu minu jaoks kõige suurem oligi see number 1, et emotsioonid on lihtsalt energia. Okay. Emotsioonid on lihtsalt energia, mis tahab meie kehas liikuda ja lihtsalt ongi, kui me oleme lihtsalt õppinud kogu aeg nagu räägime lihtsalt alla suruma ja mitte nendega tegelema, on ju. Ja kui emotsioonid on lihtsalt energia ja mida energia tahab alati teha? Liikuda. Ja hakkasingi lihtsalt nagu nägema seda, kui kas ongi nagu muusikat või merelainet, mis lihtsalt nagu võngub kehas ja kui ma tulen kehasse ja läbi siis nagu hingamise ja et kus need emotsioonid tavaliselt kehas on, kas nad on kõhul, kas nad on siin rinnakus, kõris on ja võivad olla igal pool, aga üldiselt nagu siin torso piirkonnas on ja ja ma lihtsalt kas panen nagu käe peale ja lihtsalt hakkan seda läbi lihtsalt hingama ja rahust nagu nii palju, kui ma suudan ennast lihtsalt nagu rahustada selle hingamisega ja lubamisega, et kõik, mis tuleb ja vaata emotsioonid võivad ju nagu muutuda ka kurbusest, vihast kurbuseks või mis iganes, me ei pea üldse nendele nimesid tegelikult andma, et lihtsalt olla iseendaga, lihtsalt hingata, lubada ja siis minna vaatleja positsiooni ja mina olen leidnud, et minul on vaatleja positsiooni kõige kergem saavutada, ma viin tähelepanu kuklasse. Ja lihtsalt ja ongi, mina ei ole minu emotsioonid, mina olen keegi, kes kogeb emotsioone. Mina ei ole minu emotsioonid, ma olen keegi, kes kogeb ja hoidis tähelepanu kuklale lihtsalt hingates ja mida rohkem siis lihtsalt ja ongi mingi hetk, ongi kas tulevad mingid külmavärinad, haigutamine ja see energia, tegelikult see muutub nagu lihtsalt nii lihtsaks. Ja vaata, kui teada on ju, mulle tundub, et emotsioonid, kui me räägime siin negatiivsest emotsioonidest, et need negatiivsed emotsioonid kestavad seda kauem, mida kauem me neile vastu võitleme. Ja siis tundubki, et issand, et aga ta juba praegult on see kuradi surmahirm nii taga ajanud, et kui ma nüüd talle veel alistun ja luban, siis ta jääbki ju mu ellu. Aga iroonia on selles, et nii kui me lubame endale seda emotsiooni, nii ta tegelikult suht kiiresti kaob ära või muundub millekski ümber, on ju. Energia ta ei tule ega ei kao, vaid ta kogu aeg muudabki nagu vormi lihtsalt. Seadus on ju. Täpselt. Ja lihtsalt me lubame kõike nagu teha emotsioonidel, mille jaoks nad päriselt nagu loodud on. Ehk siis nagu tuleme ja minema. Ja see lihtsalt lõpuks saab nagu nii loomulikuks osaks, kui me alguses teeme seda võib-olla natuke nagu nii-öelda jutumärgist raskemad nagu tööd, tegelikult see ei ole töö, see lihtsalt emotsioonid lihtsalt on, ja. Et aga kui me saame aru, et nagu et meie tegelikult ei sure ära. Sa saad mingid kogemused vaata kätte, sa tead, hakkad nagu aru saama, mis tegelikult nagu toimub. Lihtsalt vahepeal see surmahirm võtab nii võimust ja me hakkamegi uskuma justkui, et okei, ma ei tohi lubada endale seda emotsiooni, sest et ma päriselt suren ära. Ja siis mingi kes see sureb tegelikult? Kes sureb, et ongi, et ma ei sure ju füüsiliselt ära, sellepärast, et ma kogen nii suurt hirmu või mis iganes või süütunnet või läbikukkumist või mis iganes on ju. Et see on illusoorne närvisüsteemi tasandil ja närvisüsteemi tasandil on ta väga reaalne. Väga reaalne. Aga et me füüsilisel tasandil ei sure ära.
et ma arvan, et see on kõige suurem ja üldse, mis üldse mingid kingitus me saame ise endale teha, on, kui õppida ennast ära hoidma nende emotsioonidega lihtsalt saama. Lasta neil teha, mida nad päriselt siis on see tegema tulnud ja nagu sellest ja siis me saamegi, ongi mida rohkem neid just ka neid alla surutud emotsioone, siis ongi vabastame, seda lihtsalt ongi, seda kergemaks kõik läheb, seda rohkem õhku meie sisse nagu tekibki, on ju. Kuhu peale tegelikult me saame alles hakata, on ju, ehitama, kui me jõuame neutraalsusesse, ja siis sealt pealt nagu edasi. Okei, aga mis veel on võimalik? Sest kuidas me tahame kogu tõmmata ennast siit nagu lihtsalt siia, siis on ka jälle vaata nii hetkeline. Jah, see on palju õnneuuringuid ju ka sellega seotult olnud, et ongi, et me tihtipeale ajame sassi. Me ajame sassi me selle õnne hetke ja selle tõelise õnnelikus on ju. Et tegelikult, et kui me küsime inimestelt, mis on õnn, siis tegelikult inimesed kirjeldavad õnne või seda tõelist õnne. Nad kirjeldavad küll seda siukse nagu rahuloluna. Et hästi palju ikkagi kirjeldatakse, et tõeline õnn on ikkagi siuke nagu hinge rahulolu. Ehk et me teoorias justkui teame, mis see tõeline õnnelikkus siis on või õnn. Aga kui me vaatame, kuidas siis inimesed käituvad või mismoodi me siis igapäevaselt toimetame, et kas ja kui palju me siis igapäev päriselt aega ja tähelepanu ja ruumi enda päevast anname selleks, et saavutada seda tõelist õnnelikkust ehk siis seda sügavat sisemist rahulolu, siis tegelikult me ei panusta sellele, et me saavutaks seda sisemist rahulolu, vaid me panustame sellele, et me saavutaksime neid pinnapealseid õnnehetki. Ehk et neid kogemusi, mis tekitavad õnne emotsiooni, mitte tunde, vaid emotsiooni ainult. Ehk et me tarbime oma kohvi, me joome või sööme oma magusaid asju või rasvaseid asju, me teeme suitsu, me võtame oma alkoholi, me vaatame oma Netflix, me ostame asju, on ju, põhiasi me shoppame, me saame erinevaid emotsionaalseid kogemusi, lähme sinna, teeme seda, on ju, ka trenn võib sinna alla kuuluda, on ju, kui me teeme seda liiga siukse kortisooli ja dopamiini põhiselt, on ju. Ehk et me küll väidetavalt teame, mis see tõeline õnnelikkus on ja siis samal ajal me paneme oma aja ja tähelepanu ja energia sinna, et saavutada neid pinnapealseid õnnehetki, mis tegelikult triivivad meid kaugemale sellest tõelisest õnnelikkusest. Seepärast, et need õnnehetked, tõepoolest see suhkur tekitab hullult hea tunde, mis vahet ei ole, mis kujul ta tuleb, on ju, või see rasv kiirete süsivesikute näol, on ju, või see kohv või see uute asjade ostmine, no kellele ei meeldiks uusi asju osta, on ju. Aga et see tegelikult, jah, see on hetkeline, et selle asemel hoopis, et minna shoppama, aga et võib-olla teeks hoopis mingi jalutuskäigu. Ja see tundub nii tühi. Vaata, mis mõttes, et mul on nagu tund aega vaba aega. Mida ma teen? Kas ma istun autos ja mediteerin? Näiteks lähen jalutan, aga jalutan niimoodi, et ma panen endale klappidest podcasti asemel või mingi kihti mussi asemel panen hoopis näiteks teeta lainet muusika, on ju. Ma olen vaikuses. Ma olen täiesti vaikuses, ei panegi midagi, on ju. Või siis ongi lähen käin shoppamas või lähen istun kohvikusse ja mõnnen ja scrollin, söön oma kooki ja kohvi ja siis scrollin näiteks, on ju, või teen kiire ruttu kiire mingi nagu lõunateidi, on ju, mis need on lahedad, toredad ja küsimus ei olegi need asjades, meile kõigile meeldib shoppata, meile kõigile meeldib nagu lobiseda ja kooki vahepeal süüa, on ju, küsimus ei ole selles, küsimus on lihtsalt selles, kas ja kui palju see on tasakaalus selle päris tõelise õnnetundega või selle rahuloluga, mis selle tõelise õnnetunde loob meile ja enamustel on seal see nagu nässulus natuke. Et ongi, et see tasakaal, et see tasakaal, et see õnnetunne baseerub liiga palju nendel hetkedel ja see on ohtlik, sest et see õnnetunne on, vaata ongi tõeline õnn on seespoolt väljapoole ehk siis see tunne, see rahulolu ja siis sinna rahulolu peale luua neid õnnehetki nende shoppingute ja kookide näol. Aga kui meil seda rahulolu tunnet ei ole ja me üritame seda heaolu saada ainult nendest kookidest ja shoppingust, noh, siis see on nagu plaaster või kuidagi. Ta on plaaster ja ta on lõppematu ja jube kalliks läheb. No ja lõpuks on ta ikka sul on tühi tunne. Tühi tunne. Õhtul lähed magama, kooki on raske seedida, riided oled ära võtnud, kapi visanud
ja sa oled ikkagi õnnetuna seal voodis on ju kõht punnis ja ülekaal tuleb. Et noh, et mis see nagu, et kas see on siis see, mida me tegelikult tahame või? Jah, mis on see, mida me tegelikult tahame. Jah. Ja siis kui vaadatagi, et okei, et see on jälle see teine koht, et ühelt poolt me teame või samm 1 on ju mõeldagi, et okei, mis see on see, mida me tegelikult tahame. Ja siis vaadatagi samm 2, et milline see päevaplaan siis on. Või et see, kas ja kuidas ma elan, mis valikuid ma igapäevaselt teen, kas need toovad mulle seda, mida ma tegelikult tahan, mida ma seal samm 1 välja mõtlesin, on ju, või nad ei too meile seda asja. Et kas ta viib meid lähemale või kaugemale sellest, mida ma tegelikult tahan. Just siia sõites, mul oli umbes 10 minutit sõita ja siis ma autosse istudes mõtlesin, et peaks tegelikult ikkagi mingit podcasti kuulama, et noh, et ikka ma saaks 10 minutit või mul on mingid audioraamatid, et peaks ikkagi neid kuulama. Ja siis ma mõtlesin, et ei, et see on midagi, mida ma peaks tegema, aga et tegelikult, et mida ma tahan teha, on see, et ongi, et ma käisin, et mul oli just nagu tempokas hommikuna oli nagu lapse koolipäeva hommik, on ju, hommik oli tempokas, siis ma käisin jõusaalis, mis oli samamoodi kortisooli aktiveeriv, on ju. Ja nüüd ma tulin siia, mis samamoodi tegelikult hoiab nagu, ma ei ole nagu totally relaxed, on ju, vaid ma ikkagi on nagu selline mingisugune nagu engagement minu stressitase, mis on olemas ja et ongi, et seal vahepeal tegelikult on siis ma mõtlesin, et ei, et üks on see, mida ma peaks tegema, mida ühiskond ütleb, et ma ei tea, me peaks kõik kuulama mingit podcast ja kogu peaks mingit audioraamat kuulama või et see 10 minutit autosõitu ühest punktist teise peaks olema ka produktiivselt kasutatud. Ja siis ongi teie, aga see ei ole see, mida ma tegelikult tahan. Ja siis ma kuulasin hoopis mingisugust nagu hästi rahulikku, rahustavat muusikat selleks, et tuua oma närvisüsteem rahulikuks alla, tasakaalu tagasi, saada see nagu see self-alignment kätte, see joondatus on ju. Et siis selles kohas tulla siia seda podcasti salvestama. Ja need on need väiksed hetked minu meelest nagu päeva jooksul üldse, kus meil on pidevad valikukohad, et kas see, mida me valime teha, et kas see on see, mida ma päriselt tahan teha või et ongi, kui meil on see siht silmes, milline elu ma päriselt on minu unistuste elu või et kui me mõtleme, enne rääkisime sellest visioonist, on ju, eks me mõtlemegi, et okei, see inimene, see mina, see versioon minust, kes elab seda visiooni, milline on tema elustiil, milline on tema harjumused, mida tema seal autos praegu kuulaks, kuidas tema riietuks, milline tema hommik on, hommikupraktika, et kas see inimene, see mina, see versioon minust, kes selles visioonis mul on, kas tema passib öösiti kella 12-ni telefonis, kas tema vaatab õhtuti Netflixi ja joob sinna kõrvale veini, kas tema teeb ainult korra nädalas trenni, kas tema teeb ühte või teist või kolmandat asja, on ju. Ja siis vaadatagi, et okei, kus mina täna olen, millised harjumused mul on, millised elustiil mul on, millised mu riietumistiil, millised mu toitumisharjumused, kõik on ju. Ja see visioon, kuhu ma jõuda tahan ja milline ma seal visioonis olen. Ja siis hakatagi ja siis nagu, mida rohkem me suudame seda tuleviku visiooni juba praegusesse ellu rakendada, on ju, siis seda rohkem me kiiremini me tegelikult sinna oma visioonini ka jõuame. Sest ongi, kõik on energia ja see, mida me suudame ette kujutada, tegelikult juba eksisteerib. Ja me peame, kui me läheme nagu väga sügavale kvanttasandile, on ju, siis tegelikult ongi see, et kui ma juba midagi, kõik sünnib mõttest. Mõte on alati kõige iga vormi siis esimene samm, on ju. Ehk, et kui ma juba midagi kujutan ette, siis tegelikult see asi on juba loodud. Ja energeetiliselt on seal juba need energia taga, on ju. Ja nüüd on vaja lihtsalt see energeetika et nagu ühendada see tuleviku energia minu oleviku energiaga. Ja ongi, seal on nagu tehnikad, kuidas me saame seda teha, on ju. Aga et üks on nagu hoida seda teadlikkust pidevalt, et oodad, kas minu tegevused lähevad, kas minu hommikusöök läheb kokku minu tuleviku visiooni, minu hommikusöögi, kas ma tulevikus, kas see edukas inimene, kellel ma ennast tulevikus näen, kas ta sööb sama hommikusööki? Et nagu, millest tema räägib, kuidas tema on, mida tema endast arvab, kõik sukest väiksed asjad, on ju. Ja mitte isegi nii väga seda, mida ta teeb, vaid pigem see, et kes ta on, milline ta on.
mitte see, mida ta teeb, et mis on väärtushinnangud, kuidas ta ennast näeb, kuidas ta maailma näeb, kuidas ta raha kasutab, on ju, kuidas ta, ma ei tea, mitte see, et ta nagu läheb trenni seepärast, et 3 korda nädalas trennis käib, vaid ta lihtsalt nii tugevalt hoolib endast, et ta käib trennis, sest ta hoolib endast. Ja sest ta on tervislik inimene. Et jah, et seal on nagu jälle see, et ongi, et mis ma teen, on nagu pinnapealsem ja kes ma olen, on jälle 2 kõiki sügavamal, on ju. Tegelikult me loome seda, kes me oleme, on ju. Ja siis vaadatagi seda ka näiteks ongi väga tugeva enesereflektsioonina oma praeguses elus. Et okei, et milline mu elu on praegu erinevates eluvaldkondades ja siis võttagi lahti, on ju, karjäär, finantsid, suhted, sõprussuhted, armastussuhe, suhe iseendaga, tervis, välimus. Ja siis vaadatagi, et okei, milline mu elu praegult on ja kui ja ongi, kes mina olen, kes ma olen, see, et ongi, kui see sama lause on ju, et me mitte asju me ei tee, vaid et ongi, et me loome seda, kes me oleme. Ja siis vaadake, et oota, kes ma siis olen, et ma olen sellise elu endale praegu loonud. Kui sellega istuda juba, oh my god. Ja siis vaadake, kas ma meeldin endale sellisena, on ju. Et kas, ja ikkagi jälle see, et kas ja kui palju see erineb sellest, kes ma olla tahaks või kuidas ma olla tahaks, millist elu ma tahaks elada. Et jah, need on need sellised ja ma arvan, et need on need kohad ka, mis on meid mõlemaid tegelikult utsitanud edasi nendest raskuspunktidest, kus me kobistanud oleme. Ja neid minu meelest tasub nagu olla hästi pehme ja helle endaga, et me ei anna tihtipeale neid, me ei suuda neid küsimusi küsida ja me ei suuda neid vastuseid anda endale tihtipeale kohe nende kriiside ajal või kriiside alguses on ju. Eriti alguses, eriti alguses, siis on nagu kõik on mina kes, mis emotsioonid, mis asja. Siis on see, kuidas ellu jääda. Siis on see, aga ma usungi jälle, et ongi, et kui me peaksime läbima mingit järgmist nagu kriisi, aga meil on juba siis jälle see teadlikkus hoopis teises kohas on ju. Tööriistad juba ja praktika taga ja et kus mis on ja, et võib-olla see läheb kuidagi ja et see kõik muutub, ma usun, täiega ongi nagu kergemaks, lihtsamaks see, et see teadlikkus on ikkagi nagu nii palju taga, et siis meil ongi, et kui meil see teadlikkus jälle ära kaob, on ja meil ongi mingid praktikad või inimesed, kes me saame kohe davai on ja mul ei ole teadlikkust taga, mis sa näed on ja, noh. Ja siis, eks mulle tundub ka, et see ongi täpselt see, et ma ei tea, lõikad esimest korda näppu, nooga näppu, siis see tundub nagu nii vastik. Ja siis, kui sa seda juba 4. korda teed, nooga natuke rumal, kui 4. korda pead, aga siiski me tõenäoliselt, oleneb perioodist, on ju, tõenäoliselt me oleme kõik oma elu jooksul, kes me siin 30+, 35+ tegelikult, olgem täpsed, oleme, on ju, me oleme kõik vähemalt 4 korda elus oma sõrme lõiganud noaga. Ja see 4. kord oli oluliselt chillim kui esimene kord. Sest et nagu been there, done that on ju. Et juba tead, okei, näiksid sõrme, juhtus jälle, puhastad ära, samm 1, samm 2, samm 3, samm 4 ja siis on see tervenemise faas on ju. Ehk et me juba teame... Paanikat on see juures vähem. Ja, me juba teame, kuidas käituda ja mis see nagu protsess enda sõlmab. Ja see on ka see... Ja see rahu nagu endas ka, et see reageeri niimoodi. Ei lähe nii närvi on ju. Et ma arvan, et elus on samamoodi, et ongi oled 1 korra lahku läinud, siis tundub, et maailm variseb kokku, lähed juba 3. korda lahku, siis mehed tulevad, mehed lähevad. Midagi paremat on alati tulemas, nii et nagu et selles mõttes ma arvan ka, et see ongi põnev, et kui meil on alguses ongi nagu julgust kui minna sinna sügavamale, minna veel 2 kihti sügavamale ja avastada ennast ja enda ongi, ka seda ongi varju poolt, on ju, et siis that's where the magic begins. See enda nagu kõikide osade aktsepteerimine, lubamine, vastuvõtmine, ongi see uudisimu, mis rääkis kõige vastu, elu vastu, enda vastu, maailma vastu. See avatus on ju, et võtta vastu siis kõike seda, mida ma siis küsin ja kogen ja näen ja mis vastuseid ma saan, on ju. See kogu aeg ikka pidev ongi endasse ja see aeglustumine ja kõik, et siis et jah, elu muutub nii palju värvilisemaks ja rikkalikumaks ja sügavamaks kogemuseks.
ja see oli ka tegelikult see, kui ma nagu mõtisklesin selle 2 kihti sügavamale, et mis see siis nagu minu jaoks tähendab, siis need samad märksõnad tegelikult olid, et mulle tundub, et mida sügavamale me lähme, antud hetkel siis, kui me lähme siit pinnapealsusest 2 kihti sügavamale, siis elu muutub nii palju värvikamaks, nii palju kirevamaks, nii palju mitmetahulisemaks, nii palju huvitavamaks, nii palju avaramaks, nii palju nagu nüansi rohkemaks. Ja siis ehk siis, et nagu elu muutub, nagu elu tuleb rohkem. Elusust nagu tuleb, on ju. Ja siis me nagu harjume ära selle tasandiga ja siis me läheme uuesti 2 kihti sügavamale. Ja siis me jälle uus kiht avardub, on ju. Et see on nagu... avardumine on ikka konstantne. Et ei ole niimoodi, et nüüd me et seal on nagu need 2 tasandit ja nüüd ongi tehtud, on ju. Vaid, et see on kogu aeg saab sügavamale minna ja kogu aeg on see süke uued kihid. Ma väga meeldib, kas oli Lao Tzu, kes ütles, et kui inimene näeb ainult 5 värvi, siis on ta pime. Ja kui ta kuuleb ainult nagu 5 heli, siis on ta kurt, on ju. Ehk, et puuleht ei ole kunagi roheline, vaid et seal on nagu ühes puulehes on nagu nii tohutult palju erinevaid rohelisi värve juba, on ju. Et see ei ole nagu see, et puulehed on rohelised. Et kui sa näed ainult rohelist selles puulehes, siis sa oled pime. Et kui me, ja see ongi, need on need kihid, on ju. Et esimene kiht ongi see, et sa vaatad puud ja sa näed neid lehti ja puulehed on rohelised. Aga mine veel sügavamale. Mis värvi on puulehed, kui sa oled 2 kihti sügavamale? Kui palju varjundeid selles ühes puulehes tegelikult on selles rohelise värvi näol, on ju. Ja see on täpselt nagu elus ka nii. Mõni võib mõelda, et seda ongi liiga palju. Noh, maitsed ongi erinevad, on ju. Et vahepeal ongi... Olge must, vahepeal seda ongi palju. Vahepeal ongi palju, jah, vahepeal ongi palju ja vahepeal tahaksidki lihtsalt nagu eile just küpsetasime pojaga kana ja siis ma küsisin ta käest, et kuidas me maitsestame, et mis me paneme. Mina mõtlesin, et äkki teeks nagu apelsini maitselise kana, on ju. Või noh, nagu mingi apelsini marinaadis kana, on ju. Ja siis tema kuidagi ütles mulle, et ei, et teeme täna hästi lihtsa. Tahaks lihtsalt kana maitsta. Tahaks lihtsalt nagu kana maitset tunda. Et teeks nagu, paneks lihtsalt nagu natukene soola ja õli, on ju. Ja siis ongi, vahepeal ongi see, et tahakski lihtsalt nagu soola, pipra ja oliiviõli või me teeme kookosõliga veel, on ju, et tahakski lihtsalt nagu mingi kookosõliga natukene soolatud kana seal airfryeris saada, on ju. Siis täiega saabki või ongi vahepeal, siis tahaks lihtsalt niisama mingis praegu, ole vaata mingi Netflixi film, on nagu niisama, on ju. Täiega. Ja siis teisel hetkel teed nagu mingi hullu mingi küüslaugu kana või küüslaugu apelsini mingi Michelini tärniga ja mingi retsilt nagu, sest ongi, et mul on olnud viimastel nädalatel ja kuudel tegelikult võimalus saada väga häid toite ja tõepoolest nagu kogeda seda, kuidas ühes toidus võib olla nagu ongi kogu see maitsete palett, et seal on natukene soolast, seal on natuke magusat tunda, seal on natuke sellist nagu hapet tunda ja mingi tsitruselise näol, seal on nagu mõrus, igal juhul, et nagu, et inimene, kes oskab teha süüa, oskab panna kokku need maitsed, on ju. Ja seal võib tõesti olla see, et ongi, et see kanas mul ongi seal nagu 7 erinevat maitset, meil on 5 erinevat maitset, on ju. Et 5 erinevat maitset nagu kõik korraga esindatud. Ja siis samal ajal on ka seal see koht, et aga täna tahaks lihtsalt nagu natuke soola ja pipart ja that's about it, vaata, et täna ei hakka garneeringut, mingid ritse, marineeringuid ja asju tegema, on ju. Ja ma arvan, et see ongi elu. Ja ongi taaskord, mida rohkem me julgeme minna sinna nagu 2 kihti sügavamale, seda rohkem nagu tegigi neid lihtsalt olemise hetki, need lihtsalt on nii tore, lihtsalt on nii hea, lihtsalt ei peagi midagi tegema. Ja tegelikult mulle tundub, et siinkohal ma tooksin välja selle koha, et mulle mingil hetkel, see oli, ma ei tea, äkki 10 aastat tagasi juba, mul last siis veel ei olnud, umbes 10 aastat tagasi, ma olin oma enesearengus sellises kohas, et mulle tundus, et mida sügavamale ma lähen, seda raskemaks läheb. Et ongi, et tulebki seda valu tuleb rohkem ja muudkui nagu lähebki mingiks jauramiseks ja ongi neid maitseid läheb liiga palju ja värve tuleb liiga palju ja et nagu, et ma ei taha. Ja siis samal ajal ma olin hästi suures konfliktis, ma olin sisemises väga suures konfliktis, sest ma teadsin,
et ma ei vali pinnapealset elu. Et see pinnapealsus, kus see lihtsus tundus olevat, et ma tahtsin lihtsust, aga ma ei tahtnud pinnapealsust. Ja minu kogemus oli see, et ma olin siis sellises suhtes ka veel, kus minu kaaslane nagu hullult tegeles endaga ja mulle tundus, et mida rohkem ta endaga tegeles, seda perse vabandust ta endaga läks. Ja siis mina ei tahtnud sinna, ma ei tahtnud perse minna omadega. Ja siis samal ajal mind süüdistab või nagu eideti ette, et kui ma temaga sinna musta mülkasse koos ei tule, et siis ma olen pinnapealne. Ja ma olin nii tohutus sisemises konfliktis. Ja siis ma sattusin ühe meistri juurde ja ma küsisin tema käest, et mis see lahendus on, et ma tahan kergust ja ma tahan sügavust, aga minu praegune taju tundub, et kui ma tahan kergust, siis ma pean saama olema pinnapealne ja mida sügavamale ma lähen, seda rohkem raskus tuleb. Aga kuidas ma saan need kaks justkui vastandlikku asju kokku panna? Ja ta vastas mulle, et kas ma olen kunagi, ta küsis mu käest, kas ma olen kunagi mõelnud, miks need Buda kujud kõik, mis me näeme, miks Buda naeratab? Et miks see Buda naeratab? Ja kui me mõtleme, ma ütlesin, et loomulikult ma ei olnud sellel hetkel selle peale mõelnud. Ja ta seletas, et mida su Buda sümboliseerib? Buda sümboliseerib ju täielikku valgustumist. Ja me suudame valgustuda või me jõuame sinna valgustumisesse kõige sügavamas sügavuses. Ja siis ta ütleski, et ehk siis ta tõi nagu selle nii-öelda kokkuvõtte, et kõige sügavam sügavus on alati kergus ja lihtsus. Ja see on see põhjus, miks Buda naeratab, olles valgustunud meister, sest ta on kerguses. Ja mis iganes hetkel meil seal sukeldudes on raskus, valu, kurbus, negatiivsus, kõik need mingid rasked kohad, siis see on veel see ego tasand, mis on vaja läbi töötada. Aga et kui me oleme sellest ego kihist läbi läinud, siis seal tõelises sügavuses on kergus. Ehk et kui mina on ju tolle seda küsimus küsides arvasin, et see kergus on pinnapealsus või olin sidunud need pinnapealsuse selle kergusega. Aga tegelikult see kergus on seotud selle kõige sügavama sügavusega. Ja siin vahepeal lihtsalt nagu vahel tundub, et hoomamatult paks kiht seda raskust, seda ego tasandit, seda võitlust, seda eitust, seda vastumeelsust, seda mitte nõustumist, seda eelmiste elude karma puhastusi, no mis iganes, mis nurgalt keegi tahab vaadata, on ju. Aga et seal kõige sügavamas sügavuses tegelikult on lihtsus. Ja siis seal ongi see elu, see mõte, et kõik lihtsalt on. Et kõik lihtsalt on ja kõik on tegelikult kogu aeg hästi. Ja me ei saa sellest sügavusest päriselt aru, mis see päriselt tähendab, kui me ei ole kogu seda trianglit läbi teinud ja jõudnud sinna, et ootat, aga tõepoolest ma usaldan elu ja ma olen alati hoitud ja ma olen, et Jumal elab minus. Ja mina olen nagu Jumala väljendus, kõiksuse väljendus, universumi väljendus, kes iganes, ma ei räägi nagu Jumalast nagu kui religioosist. Et et see on nagu selline, ma olen seda kogenud tehes meditatsioone, kus meditatsioonis ma olen kogenud nagu, mäletan, me olime meditatsioonikooli laagris ja siis seal oli umbes 40 inimest oli saalis ja kõik tegime ühte meditatsiooni, Osho ühte nagu mitte aktiivmeditatsiooni, ühte nagu eritehnikaid, katsetasime seal eritehnikaid ja me olime teinud, tegime seal ühte spetsiifilist eritehnikat. Ongi haudvaikne saal, umbes 40 inimest, haudvaikne saal, kõik teevad oma eritehnikat, umbes 20 minutit oleme istunud vaikuses seal. Ja ma kukkusin nii sügavasse, nii-öelda sinna, ma arvan, et see on mu elu hetkel ainuke valgustumise moment, mida ma olen kogenud, sest et ma kukkusin kuhugi nii sügavasse lättesse, et minust tuli nagu vulkaanina purskas välja selline rõõm, et ma seal lihtsalt purskasin naerma, sõna otseses mõttes. Ma hakkasin niimoodi naerma, sest et see rõõm lihtsalt tuli.
ja ma mõtlesin, et no nüüd ma olen ära rikkunud, kõik on ju, ma eksisin, see on vale, no kuidas ma hakkan keset meditatsiooni, kõik 40 inimest seal mediteerivad, kõik nii sügavas vaikuses, ma hakkan naerma nagu kui häbematu. Ja siis varsti pärast seda siis tõi õpetaja meid sealt meditatsioonist välja ja siis ta ütles mulle, et Dali, jätka selle meditatsiooniga. Et tundub, et sulle see sobib, sest sa said selle kogemuse, mida kõik need ülejäänud otsivad endiselt. Et see rõõm, mis tuli, oli täiesti kontrollimatu ja see oli täpselt seesama rõõm, millega väidetavalt see Buda justkui oli ühenduses, et ta seal istub oma rõõmsa... Selles rõõmu olekus. Just, jah. Et... Issand, kui lahe, mega äge. Jah. No võt, selline see saade. Selline siis tänane saade. Meil ongi, et lihtsalt istuda maha ja siis juba kõik täpselt loob täiega. Nii tore. Oh my god. Okay. Loodan, et nautisite teie samamoodi nagu meie siin seda, vähemalt mina nautisin seda voolamist lihtsalt. Nii hea, ma nii nautisin täiega just nii hea. Lihtsalt kui keegi arvab, et meil oli agenda ees või skript ette kirjutatud, siis meil oli. Meil seal kaamera taga jookseb. Meil prompter on tegelikult tekstid jooksevad, seal me loeme maha. Mida me ütleme peale? Dali, nüüd naera, nüüd on see koht nagu. Tegelikult meil on inimesed, kes tõusevad nüüd nali. Katri naera. Nüüd nooguta. Ole tõsine, nõustu Daliga. Tee mõtlik nägu. Ja, väga õige jutt ja ma olen ka sama kogenud nagu. Ei tõesti, nii mega tore. Aitäh, et olid siin meiega ja kohtume siis juba järgmisel korral. Järgmises dimensioonis. Tšau! Tšau ka!